julge diskihunt läheb tarukallale igast asendist. Tere head diskisõbrad, fännid, entusiastid ja fanaatikud. Oled asunud kuulama Eesti Discgolfi Liidu ja Õhtulehe podcasti Taru kallale. Mõtled, et miks senise saatejuhi Mardi hääl veidi muutunud on? No seda selle tõttu, et on toimunud väikesed vangerdused ning Discgolfi Liit kolis oma varasemast taskuhäälingust üle siia Taru kallale saatesse. Seega minu nimi on Roger, Discgolfi Liidus olen üritusturunduse projektijuht ja korraldan sel aastal näiteks ka harrastajate karikasarja. Kui sinu ettevõttel või kollektiivil on soov sel suvel veeta mõned mõnusad tunnid discgolfi õppides ja omavahel mõõtu võttes, siis kirjuta, helista mulle. Teeme teile ühe ägeda diski õhtu. Taru kallale saates toon teieni ülevaate põnevatest uudistest diskimaastikul ning räägime tänase külalise Markusega tema diskikarjäärist, näitlemisest, elektrilistest sõiduvahenditest ning tema tuleviku ambitsioonidest. Räägi meie saatest kas sõbrale või sõbrannale, mina aga saadan nüüd ketta Taru kallale. Ja räägime natukene diski uudistest. Mis sina teeksid, kui sul keset puttimist astuks korvi ette hirv? Võtaksid seda kui looduslikku takistust ja paneksid puti teele või varjuksid puude taha. Selline kummaline intsident juhtus möödunud nädalavahetusel Cannonburil, kes Cascade Challenge nimelisel võistlusel oli 17. rajal puttimas, kui üks hetk jooksis korvi ette hirv. Pööras ümber ja läks tuldud teed tagasi. Kujut ette, et oled männikul puttimas ja mõni suurem metsloom tuleb kaasa elama. Põnev ja omamoodi naljakas kindlasti, aga mängurütmi võib see veel mitmeks rajaks sassi lüüa. Ja midagi esmakordset toimub sel aastal Eesti discgolfi maastikul. Alguse on saanud Luxador discgolfi rahvaliiga. Nendel üle Eesti toimuvatel võistlustel saad kogeda suurvõistlusele omast korraldust ajastatud tiiaegade ja divisionipõhiste puulidega. Samas säilib siin nii nädalamängudes kui sõpradega mängitud ringides tuttav kodune tunne, märksõnadeks sõbralik mõõduvõtt ning elamuste jagamine. Siinkohal on oluline roll ka sinul, hea kuulaja. Kui sul on mõni sõber, ema, isa või hoopis elukaaslane, kes teab, mis on discgolf ja ta on vahel ehk ka kettaga rajal isegi sattunud, siis räägi talle discgolfi rahvaliigast. Kõik võistlused on leitavad piletikeskus.ee keskkonnast. Võistlused toimuvad paljudel radadel üle Eesti kuni juuli lõpuni. Osalemise üks põhiline tingimus on, et su Metrixi reiting ei saa olla üle 900. Nii et näeme rajal. Ja viimasena, kas sina oleksid valmis 30 tundi järjest discgolfi mängima? 8 hulljulget Eesti discgolfarit läbisid teise discgolfi maratoni maailmameistri võistlused. Eesti mehed võtsid ette väga raske väljakutse, kus läbiti 30 tunni jooksul 326 discgolfi rada 5 erineval layoutil ehk asetusel mäetaguse discgolfi pargis. See teeb kokku 80 kilomeetrit kõndimist, rohkem kui 10 600 viset ning radade pikkuseks kokku 42 195 meetrit ehk täismaraton. Palju õnne meestele ning eks näis, kas selline väljakutse saab aasta-aastalt veelgi populaarsemaks ja discgolfi maratoonareid tuleb ehk veel juurde ja juurde. Aga nüüd läheme intervjuu juurde. Mul on stuudios hea meel tervitada selle podcasti minu esimest külalist. Üldiselt selle podcasti ajaloos juba mitmendat külalist. Küll aga, kui ma guugeldasin seda inimest, siis Wikipedia ütleb, et tegemist on avaliku elu tegelasega. Ta on endine Vanemuise teatri lepinguline näitleja, ka sellise ettevõtte nagu Voltride endine juht. Ta on müügi, sotsiaalmeedia ja turunduse kunn võib välja lugeda näiteks LinkedInist. Oma esimese PDG võistluse tegi ta 2014. aastal juba rohkem kui 10 aastat tagasi. Ta on endine Eesti discgolfi üks tippmängijatest, kuuludes ka näiteks Prodigy Disc Europe ridadesse. Lisaks on ta ka muuseas minu kolleeg ja mitte selle tõttu, et me mõlemad oleme pulmaisa rollis olnud või et discgolfi mängime, vaid me mõlemad oleme juhtinud sellist podcasti nagu Tiiaeg. Daamid ja härrad, see on Markus Dvinjaninov. Tere tulemast! Tere tulemast, meeldiv siin olla. Kas kõik, mis ma ette lugesin, oli korrektne? Ma loodan küll, kui mälu enam ei peta, selles vanuses juba võib hakata ju vaikselt neid närima neid tabletikesi, siis nii see tõesti on tehtud erinevaid asju ja ma arvan, et saab veel teha. Kuule, aga sind guugeldades esimest korda, mida ma nägin, oli see hüüdnimi Dvinjapomm. Kus see pärit on? See on, kui ma ei eksi, siis selle pani Jako Känd ja no jumal teab, kust selle välja mõtles. Tal tuleb kõike väga... Ja. Aga sealt see minu arust pärines ja kusjuures
päris ammu vist ikkagi juba, aga siiamaani, hea küsimus talle kusjuures, kust tal see idee tekkis, ma ei ole küsinud. aga kas see on ainult tema poolt sulle antud või see jäi ka külge sulle, et sa ise kasutasid? Mina ise ei ole seda enda kohta öelnud, aga tema pani selle ja kuidagi see ikkagi mingi maani seda kasutatakse. Aga praegu kuskil kuuled ka kaugelt, et Tvinjapomm tuleb. Ikka võib kuulda. Et kui Alpsil on bazooka, siis sina oled Tvinja. Eesti on millegipärast jube nagu ohtlik maa siin, ma vaatan, bazookad ja pommid ja selline. Kui sa ise peaksid praegu ennast nüüd iseloomustama, kes Markus on, sest et kui ma vaatasin su tausta, mul oli ikka tükk tegemist, et kas ma pean nagu äriregistrist sind iseloomustama, kas ma pean sind LinkedInist iseloomustama? Hea küsimus jah, et ma isegi ei tea vastavalt ilmale ja olule vist, et ühel hetkel üks, teisel hetkel teine, et mul ei ole kunagi siiani liialt meeldinud ennast nagu siduda millegagi justkui elu lõpuni, et elu liigub kogu edasi ja mingi huvi tuleb, mingi huvi läheb, et selles suhtes võib-olla praegu Tvinjapomm, võib-olla hiljem isa. Jah, täpselt. Aga kui me mõtleme sinu toimetamiste peale, siis kas, me rääkisime, et sa oled seotud olnud Voltridi nimelise ettevõttega ja sa oled ka näitlemisega palju tegelenud ja näitlemine ja sinu perekonna nimi ilmselt tahes-tahmata käivad paljudele inimestele väga palju kokku. Kas olla vabakutseline näitleja on ka olla ettevõtja? Selline palju küsimus. Sisuliselt peaks olema küll jah, et kuigi näitlejatele ei õpetada seda ettevõtlust koolis üldse, mis on väga halb, õpetage neile seda palun, et siis tegelikult see on vägagi palju see jah, et kuidas ise toime tulla, eriti kui sa vabakutseline näitleja, siis nagu see ongi nagu väikse ettevõtte omamine, et kuidas ma nüüd siin ennast müün ja kust mu raha tuleb või kust ma oma arved ära maksan sisuliselt. Palju sinust praegu seda näitlejat on? No väga vähe. Selles mõttes, et on järele ainult üks huvi ja kirg, et kui midagi kuskil tekib, klapib, siis võib teha, aga nagu igapäevaselt jah, ma sellega kokku ei puutu juba mõned paar aastat, et vahepeal siin mõned suved tagasi mingid asju on saanud teha, aga lihtsalt ajaline kulu on seal niivõrd suur, et seda on keeruline leida, kui oled ennast sidunud tavalise töökohaga. Sa olid ka lepinguline näitleja, kas see oli nagu loogiline jätk peale kooli lõpetamist või ei olnud? Kooli üldiselt pigem oli küll loogiline jätk jah, et kui lihtne on saada üldse lepinguliseks näitlejas kooli lõpetamist? Hea küsimus, eks see sõltub natuke ajastusest ja kuidas erinevad tähed kokku langevad. Meil läks väga hästi, ütleme sellel kursusel, kus mina olin, et enamus said nagu võimaluse vähemalt otsustada, et kas ma tahan minna kuskile või ei taha. Et kohe, kui sa koolist ei saa kuskile, siis sa pead ikka päris palju nagu rabelema võib-olla, et üldse nagu pilti saada. Et algus ongi see, et saada nagu minema koha pealt, et inimesed harjuks sinuga näeks sind ja tahaks sind näha jälle. Ja näitlejana, mis see sulle discgolfis või spordile on juurde andnud? Keeruline öelda, aga võib-olla kui midagi, siis sellist mingit sorti pingetaluvust, eriti kui võib-olla pannakse kaamerad tööle, inimesed tulevad vaatama, et pead 5 meetri putti panema, siis ei väsi. Või ma tunnen kuidagi ennast pigem mugavalt selles olukorras, mulle nagu meeldib kuidagi see mingi väike lisakõditus, mis nagu seal tekib, et see kindlasti ei ole nagu pingevaba, aga mul ei hakka nagu katus ära selle pärast sõitma. Mis hetkel sa teadsid, et sa näitlejaks tahad saada, et sa lausa kooli läksid selle jaoks? See oli selles mõttes nagu juhuslik, et ma lihtsalt andsin oma paberid sinna lavakunsti kooli sisse, et vaadata, kas saada, sest sinna saamine on alati pigem natuke loterii. Nii palju inimesi tahab ja need, kes võtavad, see on väga subjektiivne, mis neile meeldib, mis neile ei meeldib. See ei ole nagu matemaatikas, et 2 + 2 võrdub 4 alati. Et ma andsin sisse ja mõtlesin, kui saame, siis saame, kui ei saa, siis jumala eest, lähme teeme teisi asju. Mul oli seal igasuguseid muid huvitavaid asju. Just tahtsin küsida, mis see variant B oli siis? Jaa, kusjuures viimasel hetkel mõtlesin, et kui ma ei saa sisse, sest need lavakatsed on sellised 5 päeva jutti sul seal paned, vahepeal kukub inimesi välja. Mängid kivi vahepeal, jah? Jah, järjest vähem inimesi järgi jääb, et siis mõtlesin, et okei, et kui ma ei saa, et siis ma lähen päästjaks. Päästjaks? Just. See minu bingokaardile küll ei mahtunud. No täpselt, ega ma praegu keegi ütleks ka, et läheb päästjaks ja mõtleks, et et see on õilisamet ja kõike seda küll, aga et millegagi võiks ju elada ka kuidagi, et pulmadega. Jah, täpselt. Et jah, see oli selline viimane, ma mäletan, asi. Et siis, aga õnneks said ikkagi jah, ma ei tea ju kunagi, kas õnneks või mitte, igatahes ma sain ja sinna ma läksin ja päästmistööd ma ei ole kunagi
saanud pidanud tegema. Ja nüüd, kui tehti artikkel sinust, et sa lõpetad näitleja karjääri ja lähed eraettevõtlusesse ümber, siis mis see põhjus oli, et sa ütlesid, et iseendale või kuidas see tekkis üldse, et okei, nüüd minu selline lepingulise näitleja karjäär on finito? Ma kuidagi tundsin esiteks erinevate asjade kokkulangemisel, mul elukaaslane oli Tallinnas ja tahtsime kodu osta koos ja siis on keerukas osta, kui sa oled kahes eri linnas ja kuidagi sel hetkel teatris mulle tundus, et ma ei tea, polnud piisavalt põlemist inimestel, kes seal olid juba aastaid töötanud, et ma tundsin kuidagi, et seal see asi seisab ja no ütleme ausalt, et ega seal teatris keegi väga palka ei maksa. Et neid pulmasid pead ikka tublisti tegema. Et saada midagi endale lubada siin elus. Et siis kuidagi, ja pluss ma mõtlesin alati, et ma saan alati seda näitamist teha ka nii-öelda vabakutselisena või alati tagasi proovida minna kuskile, mis ei tähenda, et keegi mind tagasi tahab, on ju, aga nagu mõtteliselt, et midagi ei ole nüüd lõplikult läbi, kui ma ära tulen. Et pigem mõtlemine alati see on, et küll saab kuidagi nagu hakkama. Et kui keegi pakub suure Eesti filmi näitlemisvõimalust, siis why not? Absoluutselt, ja pakkuge ainult. Sa oled seotud olnud ka sellise ettevõttega nagu Voltride. Mina omalt poolt tean nii palju, et mina olen Voltride'iga isegi kokku puutunud, kunagi soetanud sealt G-Pad Swani, sellise odavapoolsema kergliikuri. Ja siis üks hetk ma ei pannud piltigi kokku, kuna tol hetkel mina discgolfiga ei olnud seotud, aga ma nägin YouTube'is koroona ajal mingeid eriskummalisi videosi, et mingi vend sõidab Tallinnast Pärnusse ühe rattalisega ja teeb vist, ma ei tea, kas see diivaniseik jäi teil ka sellesse ajastusse, et panite diivanile mootori külge põhimõtteliselt. Aga mis asi see Voltride on ja kus sina sinna sattusid? Umbes täpselt nii, jah. Voltride on siis elektriliste kergliikurite maaletooja, vahendaja, parandaja 0-100 sisuliselt sellise ahela tegija Eestis. Ja see sai kunagi alguse tõesti, kui ma tulin teatrist ära, tulin Tallinnasse ja muude tegemiste kõrval mul kasuisa otsustas, et nüüd on aeg võtta ja hakata tegelema millegi täiesti 3.-4. ja kutsus mind appi. Algas see tegelikult nendest naljakatest tasakaaluliikuritest, hoverboardidest, mis olid mingi hetk järsku kuidagi teemaks. Ja sealt kasvas loogiliselt välja peamiselt tõukerataste peale, sest et just sel 17-18 aastal tekkis suur see renditõukerataste hullumaja igal pool USAs ja ka mujal Euroopas. Ja sellest kantuna kuidagi siis me jõudsime läbi hulgiäriga Voltride'ini, mis on siis füüsiline pood, e-pood, remont. Ja kõik see, et see oli täielik juhus ja see, et siis mina lõpuks seda Voltride'i juhtisin seal 4 aastat sisuliselt oli ikkagi nagu et kui ma oleks jäänud Tartusse, siis tõenäoliselt ma ei oleks seda teinud, on ju, et tihti mõttel, et mis ma nüüd lähen siit teatrist ära, mis ma siis tegema hakkan, on ju, et aga ma ei tea, üks uks läheb kinni ja teine kuidagi avaneb, et õhk seisma ei jää. Kui ma su nime panin Google'isse sisse, siis ma vaatasin, oli täitsa artikkel sellest, et sa oled näitlejakarjääriga teinud lõpu ja võtad Voltride'i. Et see tundub, et oli siis nagu täitsa uudisväärtus, et sa teed sellise pivoti. Ma ei tea, kas uudisväärtus, aga ju siis keegi millegi pärast arvas, et sellest on väärt uudist teha. Ja sa olid täitsa ju kogu brändi nägu, ma ütleks isegi osati vähemalt nii palju, et YouTube'i tegite ju tõsiselt. Jaa, absoluutselt. Või minu mõte oligi, et minna 150% sellega nii-öelda sisse, proovida kõike ja teha seda nii, et kui keegi mõtleb Eestis elektrilise tõukerata peale, siis ta mõtleks sisuliselt minu näo peale esimesena. Ja praegu, ütleme, kas sa oled selline ettevõtja, kes nüüd omab ise ka hästi palju erinevaid ja ma ei tea, üks päev lähed tööle tõuksiga, teine päev ühe rattalisega või oled sa nii palju seal keskkonnas sees olnud, et sul on paha olla juba nendest? Kui juures mul on ainult üks elektriline tõukeratas ja see tegelikult kuulub mu naisele, mille ma kinkisin talle umbes 8 aastat tagasi. Mul endal ei ole tegelikult mitte ühtegi. Jah, kui ma töötasin seal, siis ma igapäevaselt sõitsin nendega ringi, sest et seal olid erinevad nii-öelda demomasinad, on ju. Ja ma sõitsin peamiselt elektrilise üksrattaga, sest see tõesti oli kõige mõistlikum, parem ja kiirem ja optimaalsem asi. Aga hetkel mul seda ei ole, kuna ma elan ka nüüd linnast Viimsis, et mul on laps, siis ma last selle elektrilise üksrattaga kahjuks lasteaeda ei vii. Tol hetkel mul veel last põhimõtteliselt ei olnud. Et olud on muutunud, aga hetkel mul sellist sõiduvahendit ei ole. No sinu käest on siis ju hea küsida, et kui sa vaatad meie linnapilti, kus iga aasta tulevad mingid uued sõidukid, siis on see virvarr veidi liiga hulluks läinud? Ja okei, küsin võib-olla hoopis niipidi, et kas inimene tänapäeval ikkagi pigem soetab endale, sest et nii palju on nähtud tänavapildis neid, või ikkagi rendib? Peamiselt ikka enamus rendib ikka paratamatult, et see soetamine alguses oli kindlasti suurem nii-öelda lainehari, praegu on
tagasi tõmbunud, et Bolt on ja kõik teised on siin nii kättesaadavad ja lihtsad on ju, et kui sa elad kuskil kesklinnas, siis sul põhimõtteliselt ikkagi see rendikas teeb päris tihti selle töö ära. Et kindlasti rohkem on see rent üleval. Ja kui sa täna peaksid endale midagi soetama, siis oleks üherattaline või kastataksid midagi võimsamat? Kui ma olen mõelnud vahepeal, siis ma olen mõelnud tõesti, et ma võib-olla äkki ostan endale mõne elektrilise üksratta. Et kuulajatele ka, et see tundub tõesti kõige ajuvabam asi, millega sõita, kõige ohtlikum, aga kui te võtate kätte 5 minti vaeva näete, siis tõenäoliselt saate aru, millest nii-öelda jutt käib. No sa sõitsid elektrilise üksrattaga siis ju Tallinnast Pärnusse, eks ole. Kas mind huvitab, et kus see nagu esiteks mõtted olid, üks päev istusid tiimiga arvuti taga või kuskil laua taga ja mõtlesid, et nii, mis me võiks teha, et lähme Tallinnast Pärnusse, et ärme hakka mingi Viimsi Tallinna otsa tegema. Ja no me üritasime ikka igapäevaselt mõelda nagu turunduslikult selles suunas, et mis asi oleks see, mis oleks nagu kastist väljas, et mitte, et me teeme järjekordse asja, mida on juba nagunii tehtud ja mis ei püüa tähelepanu, vaid ikka vastupidi, et teeks midagi sellist, mille peale ka suvaline möödaga ja küsiks ja mõtleks, et mis asi see nüüd oli, et täitsa lollid peast või. Et siis see oli üks nendest ideedest, mis läks ka käikus, me tahtsime ka ise proovida, et kui kaugele tegelikult selle ühe akuga me saame sellise võimsama masinaga sõita. Et see oli nagu sellest kantud. Ja sellest hetkest, see tegelikult võrdlemisi ohtlik ka ei olnud sõita Tallinnast Pärnusse. Jah, kui ma oleks seda täitsa üksi teinud, see oleks olnud ikkagi mõttetult ohtlik, aga meil oli ka nagu saateauto, kes siis ka filmis, kuigi seal oli ka lõike, kus polnud võimalik sõita, nii et saateauto on taga, ehk et mingid lõigud, kus olid keskel see kõrgendus on ju ühel pool või mõlemal pool üks rida ja rekad panid mööda niimoodi, et andsid signaali, et siis oli küll see, et saaksid nüüd kiiresti minema, aga lõpp hea kõik ja ühtegi nagu otseselt ohtlikku olukorda ikkagi tekkinud ja kusjuures politsei peatas ka meid kinni ja ma mõtlesin, et okei, mis siis nüüd saab, sest et see oli selline piiripealne võib-olla natuke kogu see ettevõtmine, aga inspekteerisid, et millega tegu on ja mis muidu plaanis ja kuhu lähed ja siis ütlesid, et aga siis palju edu ja mis see keskmine sõidukiirus sul oli seal, mäletad sa ka? Jaa, see oli, me nii-öelda sõitsime rahulikult, et saaks maksimaalselt sellest akust välja pressida, see oli vist umbes 27 kilomeetrit tunnis. Ehk siis sa sõitsid päris mitu tundi? 6,5, ma arvan, mingi selline, jah. Ja seal sa ju oled ju ühes asendis, püstises nagu asendis ja pead natuke ette poole kallutama, mis sa jalgadele tegi sul? Jaa, seal, kui ma õigesti mäletan, siis peale mingit esimest poolt tundi või tund aega ma sain aru, et okei, et midagi ma ei mäleta, kas asendis oli midagi väga valesti, et ma seal mingi muutuse tegin või keegi andis mulle mingi näpunäite, et ma olin kehaga nagu, kui sa niisama sõidad lühikesi otsa, siis sa oled võib-olla rohkem nagu ratta keskel, aga seal siis, kui sul kogu aeg peab väike jook sees olema, mis on mõistlikum juba raskus ettepoole viia, et ta nagu juba vaikselt liigub, et sa ei pea nii palju selles Michael Jacksoni ette kallutatud asendis olema. Et võib-olla oli midagi veel, aga ma isegi ei mäleta, et eks varbad surid mingi hetk tõenäoliselt ära, ma arvan. No igal juhul tundub see selline hulljulge seik umbes nagu selline discgolfi maratoni läbimine, mis siin enne sai sisse loetud. Aga läheme siis spetsiifilisemalt natukene diski juurde. Kui esimene kogemus sul oli siis 3 kettaga, Westside'i ketastega, siis sealt edasi, mis need järgmised kogemused selles mõttes olid, et kas seal tekkis kohe huvi, tekkis juba varsti oma kettad või kuidas see arenes? Jah, me käisime esimesed korrad seal ära. Ma täpselt ei mäleta ausalt öeldes, et mis hetkel ma oma ketta ostsin, aga ega seal palju aega ei saanud minna. Mu esimene kettas oli Westside'i Tuonelaunen lauturi ehk siis Boatman, kiirus 11, kollane. Väga hea ketas oli, ma mängisin sellega, ma arvan, aasta aega, nii et mul oli vist 3 ketast oligi äkki üks must Westside'i Swani putter pehme, mingisugune keskmaa Mako 3, ma arvan, mida ma ei saanud üldse visata, sest et see oli nii terava äärega, et tagurit ma ei saanud visata ja eeskätt raiusin lihtsalt oma näpud kätki sellega. Nii et ma sisust viskasin seda kiirus 11 Boatmani ja seda putterit. Kui sa alustasid, kas sa olid peamiselt siis fore dominantne? Ja? Absoluutselt, ja ma ei saanud tagant käest mitte midagi aru, see oli täiesti müstika. Aga miks, ütleme, et ikkagi valdav osa eestlasi on nagu fore dominantsed, aga kas mõni eelnev spordiala andis sulle selleks siis tausta? Ei andnud, ma ei ole ühtegi sellist, mis seal võiks olla mingi tennis või selline või ma ei tea, jäähoki, saalihoki, mitte ühtegi sellist ei olnud teinud, see Lutsu ise võib-olla kõige lähem asi on, mis mingisugune
et ma ei tea, miks see niimoodi juhtus, kuidagi ma arvan, et ma nägin, kuhu ma viskan esiteks on ju, ja see, ma arvan, tagur oli alguses selline heitmine, et kuidagi nagu see ei tekkinud sinna seda loogilist kiirendust sisse, ma arvan, võib-olla sellega seotud. Aga praegu, kumb on su mugavam endiselt fore või? Mugavam, ütleme nii, et kui ma suudaks normaalselt kontrollida kuidas driver mul käest lahti läheb, siis ma kasutaks ikkagi tagurit pigem. Aga ütleme nii, et kui mul on võimalus valida mingisugune 80 meetrini, 85 meetrini visket, siis ma pigem valiks mingisuguse putteri viske alati tagant käega. Et see on kehal nii palju mõnusam, lihtsam ja sujuvam ja loogilisem, et eeskäsi on ikka selline natukene pingutus kehale, ma ütleks. Et isegi nii hea, kui see tehnika ei ole või on, et siis nagu ta on ikkagi alati, et see nagu, kui sa oled külmalt rajale ja esimesed tagantkäevisked minu arust ei tee nagu midagi ja see esimesed eeskäevisked on alati sellised nagu vana mees tuleb toolist välja selline tunne, et nagu küünarnukk õlg. No umbes jah, et ole nüüd rahulik, ära nüüd kiirusta, et jah. Aga kuna sa oled pikka kasvu ka, siis sul ilmselt võrdlemisi kiiresti tekkis ka see mõte, et tahaks kaugele visata. Ja nägid ka, et ilmselt see distants tuli võib-olla gramm kergemini kui teistel. Mis need rekordid sul omal ajal siis olnud on? Ega ma arvan, et realistlikult, ma tean, et nagu konkreetselt rajal korvini ma olen nagu korvi alla visanud, kas 147 eeskäega, midagi sellist. Noh, et võib-olla seal platsi peal mõned sellised niisama visked on pikemad olnud. 160 võib-olla olen seal näinud midagi. Ja just eeskäega. Eeskäega jah, ma räägingi praegu, et taguriga, noh, ma ei tea, ma arvan, et ilusti viskan siis 125 äkki. Ja mis need go-to distantsikad sul siis? Noh, mul olid ikkagi terve aeg T1-d, et praegu mul on kott natuke selline liivalaba, et pole palju käid vahepeal ainult võistlustel, siis üritad midagi leida seal, et miski lendab, enamus ketted on liiga lahjad juba, enamus ketted on liiga kanged, ei ole sellist mõnusat õiget. Et aga muidu ikkagi oli sisuliselt T1 alati natuke sisse mängitud versioonid lihtsalt, olidki seal mõned T2-d ja rohkem tegelikult midagi lahjemat väga ei olnudki jah, nii-öelda driveritest. Ja siis olid F-seeriad, Prodigy's ma viskasin väga palju, F2 peamiselt, midarid natuke vähem, siis juba putterid PA3 põhimõtteliselt minu nagu go-to putter viskamiseks, puttimiseks, jah. PA3 on mul ka olnud üks põhilisi viskamisputterid päris pikalt, aga ütleme 2014 sa tegid siis esimese PDK võistluse. 2013 ütles, et sa hakkasid või puutusid kokku diskiga ja see on võrdlemisi kiiresti läks nagu asi suureks ikkagi. Et mis see võib-olla tõukav faktor siis oli? Noh, alguses tõenäoliselt hasart, mis tekkis, pluss said sõpradega olla vabas õhus mõnusalt aega veeta, samal ajal oli väike võistlus, et mul on sellised isegi mõned videod kuskil YouTube'is vist üleval, ma panin GoPro pea peale, läksime mängima Tarmo Laiksoo, Tanel Luigega. Ja noh, seal on üks video lühike klipp, mille ma selle ajal siis Windows Movie Makeris natuke editisin ära, see näeb lihtsalt perfektne välja. Et kus me oleme Keilas mängimas ja Keila originaal suverajal mingisugune, ma ei tea, tagum kuskil 10 pluss mis iganes korv ja seal on video, kus siis Tanel Luik, nemad mängisid võib-olla teist korda, ma olen natuke rohkem mänginud, viskab umbes 30 meetri pealt sisse. Ja see emotsioon, mis seal sellest tekib, see on nagu lihtsalt meeletu, et see on nagu mingisugune, nagu ma oleks võitnud maailmakarika etapi esikoha ja tulnud kõikide asjade võitjaks, et see on nagu lahe ja see alguses mäletan see, et 10 meetri putid olid sellised, et viskasid üles, viskasid alla või viskasid täiesti mööda ja kohaga oli selline, et nagu et nagu see andis nagu sellise nii vähe tegid, aga sul said nii palju kuidagi vastu, et noh, ma ei tea, jalkat mängid, siis sul ei ole seda, et see on nagu lööd napilt ühe värava 2 mängu jooksul võib-olla, seal oli nagu aeg selline nagu, ja noh, sa läksid algus ka nii palju nagu paremaks suht kiiresti, et said mingid nipid kätte. See oli see, mis alguses tõmbas käima. Aga siis mingi hetk, kui ma hakkasin endal nädalamängudel asjadel rohkem käima, siis mul juhtus selline huvitav asi, mida selle, ütleme siis põhisüüdlane ise ei teagi tegelikult, et oli see, et tol ajal Silver oli juba mänginud minust kauem ja kes selle veel mängisid on ju Rotmeister kõvem nimi ja ütleme siin Põhja-Tallinnas ikkagi, Põhja-Eestis oligi ikkagi Silver oli üks peamisi ja siis alati oli nädalamängudele või võistlustele minek ja siis ülipaljud rääkisid, et oi, ei tea, et kes olid juba mänginud, et Silver tuleb ka, et ma ei tea, et ei olegi põhimõtteliselt võistlusele mõtet minna, mis ma lähen sinna. Ja see nagu triggerdas minus mingisuguse sellise, mida ma varem ei olnud tundnud, et ma olin nagu, et nagu, mis teil viga on, et come on, et võtke kokku, et treenigi saate paremaks ja küll siis nagu tekib võimalus, on ju. Ja sellest tekkis mul endal nagu see, et okei,
davai, ma panin nii-öelda omale sellise iseenda sisemise eesmärgi, davai, ma tahan Silver Lätile pähe teha. Noh, esimene nagu selline eesmärk kuskil, mis iganes sadalamäng. Mul on lihtsalt nagu, et näidata iseendale ja siis mis iganes natuke ka teistele, et noh, saab ju küll, on ju. Ja noh, mingi aeg see siis juhtuski ja sealt juba tulid mingid järgmised asjad edasi. Ma ei mäleta, kas see oli nagu esimene asi, kus ma mõtlesin, et okei, davai, ma teen nagu kuidagi näen vaeva, mul oli mingi konkreetne siht, et ma ei mänginud kunagi korvpalli, jalgpalli, võrkpalli, nii et ma tahan 2 kuu pärast olla, ma ei tea, kuidagi sellel tasemel või sellel tasemel. Et seal see nagu tekkis esimest korda mul selles spordialas mingisugune naljakas miks nii-öelda erinevate inimeste sellisest tagasihoidlikust arvamusest, et nad ei saa võita ja ma ei tea siis enda mingisugusest huvist ka võib-olla. Kaua siis läks, et Silverile pähe teha? Hea küsimus, ma ei mäleta, aga mäletan, et see minu arust juhtus esimest korda, võib-olla ma mäletan valesti sellel kunagisel Pirita rajal, ma ei tea, kas sa isegi jõudsid sellel mängida. Mina ei ole jõudnud, jah. Asus seal Pirita metsas, ma arvan, see koristati vist äkki mingi 17 aastal ära, midagi sellist, et oligi väga puine rada muidugi, aga pakuks, et seal äkki juhtus see, jah. Aga oled sa üldiselt läbivalt nende spordialade jooksul, mida sa oled mänginud, tundnud sellist, et sa natukene oled nagu konkurentsi himuline, et kui teha, siis teha ikka nagu 100-ga või? Enne diski ei tundnud kordagi, et see mind, ma ei tea, üldse ei huvitanud. Mulle meeldis seda sporti teha, aga võistlemine, see ei tekita must mingeid tundeid nagu, et aga praegu? Jaa, ei, mulle meeldib. Ma natuke talvel mängisin pädelit ja ma tundsin seal üle pika sama tunnet nagu diskiga, et olid mingid vennad, kes tegid mulle pähe ja siis ma olin nagu, oota, nüüd natuke ma lähen, käin korra ära ja tulen tagasi. Jah, see on ka selline uus eestlaste nohi. Jah, et noh, suvel nüüd pole, sest et paratamatult, kui sa õue minnes, ma lähen igatahes õue ennem kui nagu halli kuskile pildiga öeldes, aga jah, et need olid esimesed drive'ivad jõud minu discgolfi. Aga võttes seda su diskikarjääri natuke veel tükkideks lahti, et läksid sinna Nõmme rajale mängima, siis Pirital mängisid, Silver Lätile tegid pähe ja siis mingi hetk saabus su ellu võimalus olla nii-öelda branded mängija Prodigy Discs Europe alt, et kelle kaudu, kuidas ja kui kiiresti jah ütlesid? See oli tegelikult ka üks nagu see oligi vist tegelikult üks järgmise eesmärkigi, mis mingi hetk tekkis, et okei, ma saan aru, et meil hakkavad siin mingid võimalused tegema Rotmeister esimesena selle lepingu soomlastega on ju Team Europe'ilt 2015 aastal vist äkki, ma ei mäletagi. Ja siis Silver oli kogu aeg seal, et kus ta läheb, mis ta saab, mis ta ei saa ja siis ma nagu, minu arust oli ka mul üks eesmärk, et davai, et ma tahan siis Prodigisse saada, sest mulle meeldisid nende kettad, ma viskasingi nende kettaid, need kuidagi lihtsalt meeldisid mulle ka välimuse mõttes ja see tundus nagu loogiline, et nad siin toimetasid ka aktiivselt ja Nõmmel oli Rainer Lippand oma Prodigy autopagasnikuga möllas, et see kõik oli nagu siin kodu juures on ja siis oli see loogiline ja see kuidagi niimoodi juhtus, et eks ma siis midagi mängisin ka ja siis algselt mulle vist kusjuures pakuti mingisugust madalamat nii-öelda lepingut mingi Baltiksi näol või asja, aga ma ütlesin, et okei, et see on kõik tore ja aitäh, aga et ma võin ise endale ka kettaid osta, et ma ei pea selle pärast nii-öelda Baltikusse tulema ja ütlesin alguses ära ja siis mõni aeg hiljem juba tuli see Europe'i pakkumine ja siis ma mäletan küll, et sa mõtlesin, no näed, et tee tööd, näe vaeva, pane mingid nagu ikkagi tärminid ja tee alati rohkem kui teised. Ma elasin siis Tartus ja mul oli võimalus teha, ma elasin isa teatrimajas, kus oli all sisuliselt mul 20 meetrit nagu pikkust, ma panin seal õhtuti üksi pimedas, või pimedas, väljas oli pime talvel on ju, ma panin seal 12 meetri, 10 meetri putte, vahepeal käisid seal mõned teised legendid ka, Rainis Morod, Kristo Neilandid näiteks mul külas ja kellega tol ajal mängisime koos ja see nagu, siis ma oma peas saingi aru, et näed, et nägid ekstra vaeva, siin on su nii-öelda ekstra tulemus on ju, et see oli nagu väga tore selline esimene, ma ei tea, materialiseerumine mingisugusel plaanil, et näed, tegid nii, nüüd on nii. Aga siis on hea küsida võib-olla natuke sellist, ma ei tea, mis õige termin on, kas kriitilise või otsekohesem küsimus, et aga kas tol hetkel
oli gramm lihtsam saada mingit toetust nagu selles kontekstis, et otsiti taga, kes need pärlid siis Eestis on, võrreldes võib-olla praegusega, kus tööd ilmselt pead tegema vähemasti sama palju kui mitte rohkem ja siis ka ju kõik, kes said mingi tiimi all, tegid ikkagi ränka tööd, aga jällegi see harrastajate arv, mis meil on metsik. See on selles mõttes hea küsimus, et harrastajate arv tõesti on nagu metsikult muutunud, on ju, aga kusjuures ma tahaks nagu vist pigem vastu vaielda. Et siis oli raskem? Ma nagu tahaks, võib-olla kõlab kuidagi üleolevalt, aga ma üldse ei mõtle seda nii, ma lihtsalt, miks ma seda arvan, on see, et vähemalt mingi hetk lihtsalt see oli, see ei ole, ma arvan, see aasta, vaid aastaid tagasi, võib-olla 4 aastat tagasi, 5 aastat tagasi, oli ju nagu natukene see ütlemine, et kui see tiimis ei ole, siis, või tähendab, et kõik olid nagu tiimis. Et tekkis natuke selline üleküllastumine, et siis mulle tundus küll, et on suhteliselt lihtne, isegi oma ketast oli väga lihtne saada, et kunagi 2015 aastal Seppo Pajul tulid või 14 aastal tulid mustad kettad välja, F-seeria, M-seeria ja vist P-seeria. Ja mäletan hästi Kristjan Jägel, kes tol ajal tegeles seal Prodigy maale toomisega, ütles, et huvitav, et millal mõni eestlane saab oma ketta. Ja 5 aastat hiljem oli sellistel meestel oma kettaid, et mõni neist nagu polnud ühtegi võistlust võitnudki veel, on ju. Et sellele mõeldes tunduks, et äkki oli lihtsam. Et täna ma arvan, see on juba natuke muutunud võib-olla jälle, et on tagasi tõmbunud kõik need nii-öelda. Aga seal ongi see põnev teema, mida me siin mõne varasema külalisega teises podcastis oleme ka arutanud seda, et kuivõrd tänasel päeval on, või mis see protsent on siis nagu olulisusest, et see, et sa oled, eks ole, turniiridel tipus ja rahvusvahelistel turnadel muidugi tähendab, et siis sa oled ka pildis, kuskil leadcardi videos ja niimoodi versus, et sul on hea sotsiaalmeedia presence. Jaa, siis ei olnud üldse seda sotsmeedia presence'it, siis sa olid ikkagi, kõik vaatasid Metrixist, kes jäi mitmendaks ja siis pärast räägiti Foorumis ja Messengeris üksteise vahel ja see oli kogu sotsmeedia. Ei olnud üldse, seda poolt tõesti ei olnud, ja seda poolt mina näiteks ei teinud ka üldse tol ajal. Ma lihtsalt nagu grindisin, et mu visked tuleks välja, et ma saaks häid tulemusi ja see oligi nagu kõik, on ju. Selles mõttes jah, sa pead olema praegu nii-öelda palju universaalsem sõdur, on ju. Et sa pead oskama kaamerat hoida, natuke ka rääkida, on ju, ja ka hästi mängida. Aga teistpidi vaadates ju on ka praegu neid mängijaid, kes võib-olla ei ole nii head mängijad, aga nad suudavad seda muud ümbrus sinna, seda vahtu nii-öelda tekitada heas mõttes sinna väga hästi ja saavad võib-olla ka tänu sellele midagi, mida varem ei oleks saanud. Jah, praegu kui ma ütlen, et minusugune mahlamüts, kes liiga hästi ei mängi, aga saab mingisuguse potentsiaalselt on võimalus saada siis mingi tundmatu brändi esindajad, kuna ka ju brändide valik on ju metsikult palju kasvanud võrreldes 10 aasta tagusega, et siis sa ei peagi võib-olla Latitude'i või Prodigy esindaja või Discraft esindaja olema, aga saad võib-olla mingi Alpha Discsi või Rocket Discsi või mõne kolmanda esindaja, et sa ei ole võib-olla isegi ketta brändi kui sellise, aga sa oled kettaaste maale tooja esindaja, eks ole, et see võimaluste virvarr on nagu sedavõrd palju suurem jällegi, aga võib-olla tõesti nii, nagu sa mainis, see tekitab jälle sellise nagu nii positiivselt, kui seda saab öelda, sellise Seljanka efekti, et kõike on hästi palju ja kõigil on mingid logod kuskil selja peal, et kuidas sa lõpuks siis eristad, et sa tead need, kes on tõesti Eesti top 10, aga sealt edasi kõigil on mingi logo. Ja ma mäletan hästi, ütleme, ma arvan, see oli mingi 15-16 aastal, oli minu jaoks ikkagi tähtis, et mul oleks selja peal Prodigy, kui ma Prodigyga liitusin, on ju, et see nagu kuidagi näitas, et näed, ma olen vaeva näinud ja mind toetatakse ja kuidagi see on nagu, see oli minu jaoks ikkagi mingi au küsimus, on ju. Ja siis tuli mingi aeg neid logosid, ma ei tea, kuskilt rohkem juurde, tänapäeval mul on see, et andke mulle üks särk, millel oleks ühtegi logo peale, ma tahaks nagu lihtsalt kuidagi, et see on nagu mingisuguse ringi ära teinud, et tänapäeval on ju professionaalsetel mängijatel on särgid täis need logosid, on ju, mis on aru saadav, et sponsoreid, et seda kõike teha ja reisida ja võistelda, see ongi ülikulukas, on ju, ja nõuab palju. Õnneks, kui me võtame nüüd selle Voltridi näite, kus eesmärk teil oli eristuda ja teha ägedad asju ja kui sa nüüd peaksid tegema selle kannapöörde, et sellisest päevatööst proovime uuesti enne kunagi, kui sa MP40 10 aastate pärast jõuad, aga uuesti nimi ja bränd üles ehitada, et siis ma eeldan, et sinult oleks siis oodata ka selliseid natukene kastist välja. Ma ei tea, kas sa päris nagu Tallinnast Pärnusse diski viskama hakkad, et mitu viset mul läheb, aga... Ei, see oleks kindlasti huvitav asi, mida
mille üle fantaseerida, et mis oleks selles segmendis mingid asjad, mida saaks teha, mis ma olen alati mõelnud nii, et kui sa midagi teed, siis näiteks Voltridi näitel on ju, et paljud inimesed ei huvitu, tõukeratas on nende jaoks, ma ei tea, mingi suvaasi, laste mänguasi, arusaadav on ju, aastaid tagasi oligi, lihtsalt tänapäeval see muutunud, aga palju on ka neid, kes ikka arvavad, et see on ainult üks laste mänguasi. Et siis kuidas sa ka selle venna, kes ütleb, et see on laste mänguasi, tema vanaema oma videot vaatama saaksid. Et see võib olema nagu nii mõneti äärmuslik või hullumeelne idee, et ka need inimesed, kes kunagi muidu ei kuule, ei näe, et ka nendeni jõuaks see asi, et mingi vend tegi midagi. Et siis mulle tundub, et sa oled tabanud mingisugust suurt naela ja see alati ei tähenda, et see õnnestub ja nii ja naa, aga ideeliselt see nagu siht, ma arvan, võiks olla tihti nagu see. Palju sa vaatad praegu eestlaste poolt toodetud sisu üldse? Discgolfi sisu? Just. Väga vähe, ma arvan, kui palju meil tegelikult neid tootjaid üldse on. Nii palju, kui scrollides ette tuleb ju. Ma olen mõnikord Rasmus Metsamaa videoid vaadanud, kunagi vaatasin sinu mõningaid videoid. Ma olen vaadanud ka, kuna mul Facebookis on ette visanud mähkarite. Ja. Nüüd uued kutid. Ja Alps tegi kunagi on ju, enam ta nüüd nagu idee on ju, ega rohkem ma ei teagi, kindlasti keegi teeb midagi veel, aga mul hetkel küll ei tule ette jah, et kes see midagi teeks. Et ühesõnaga, seda me oleme ka eelnevate külalistega diski teemadel arutanud, et tegelikult seda nagu potentsiaali või nagu tühimik on või vähemalt selles kontekstis, et midagi ägedat teeks neile teistmoodi teha. Kui sa nüüd küsida, kui ma ise vastan ja kuulan ennast, siis tõesti küll jah, et sellele mõeldes siis Eestis tunduks, et on väga palju ruumi. Et midagi kastist välja pole väga keegi teinud, on, et mõneti need on, saab USA-st väga palju šnitti võtta, on, kes siin tublimad lisatid Gibsonid ja asjad, kes on nagu pushinud seda, on. Eesti muidugi on see, et Eesti keeles lihtsalt seda vaatajaskonda sul ongi 1500 vaatamist saad, siis tegelikult see on juba... Sa pead raskega seda, ma arvan, nagu konverteerida mingiks käega katsutavaks rahaks või asjaks, on ju. Et jah. Ja võib-olla iga üks päris sellise sõbralikus mõttes Ott Enaku inglise keelega ei taha nagu teha, eks ole, inglise keeles diskivideoid. Aga keegi öelnud, et see asi peaks ka lihtne olema, et midagi hästi teha, siis tavaliselt ongi päris palju vaeva näha enne või katsetada. Kui sa ise Prodigy'ga mängima hakkasid, siis kas selles hetkes sa panid endale mingi eesmärgi ka, et ma tahan mingi turniiri võita või et mu reiting peab nii kõrge olema või jällegi tahan kellelegi pähe teha? Ja küsimus... reitingu tõus oli alati selline, et see võiks alati tõusta, aga kuskil 73-75 võrest on mul seal mingi et nagu seisma jäi ja nagu ei saanud sealt läbi, ma mäletan tookord. Aga oli ka reitingut vähem üldse. Et ma olen tihti mõelnud, et huvitav, et kui praegu mängiks sama palju kui siis, et kui palju tähendab tolle aja nagu meie tippreitingud oleks siis praeguse ajas, on ju. Ma ise arvan, et see vahe on, ma arvan, 20 kuni võib-olla maksimaalselt 30%, et lihtsalt nii palju reitingut on Euroopasse ja Eestisse juurde tulnud, on ju mängijaid ja värke, et see paratamatult nagu mõjutab, aga jah, mul läks alge küsimus meelest ära. Ja, mis need sinu eesmärgid võisid olla, kui sa Prodigy'ga liitusid? Jah, mul vist ei olnud päris, ma arvan, kahjuks ei olnud vist ühtegi sellist, et ma tahan vähemalt mul ei meenu siin, ma ei tea, Eesti meistrikatel tulla 4., 5., 1., 3. See oli alati muidugi ju eesmärk võita, on ju, aga mul ei ole meeles jah, mingit sellist ühte konkreetset praegu. Aga on meeles mõni selline särav moment, kus sa tundsid, et siit tuleb? Sa mõtled, et nagu... Mingi saavutus? Diskis. Et kas mõni võistlus milleks hästi? Näiteks. See oli kindlasti üks nagu valusaid ja lahedaid hetki Euroopa meistrikatel 2016 aastal. Me olime Meritopila pargis võistlemas. 4 päeva võistlust, mina, Rotikas, Lätt, olime vist MPO-s, kui ma õigesti mäletan. Ja ma olin eelviimasel päeval, mul oli 1 korv minna, ma olin sisuliselt tegemas sellist ringi, et ma ei eksi mitte kuskilt, ma panin kõik putid ära. Ma olin -6 oli ring, see hästi mereäärne tuuline rada, keeruline ja ma olin, mis siis eelviimasel päeval, enne viimast korvi olin enne eelviimast 15. Ühesõnaga enda jaoks ikkagi sellisel kohal, et nagu siit tuleb selline ring ja ma olen nagu ülihästi positsioneeritud viimaseks päevaks ja siis tuli eelviimane rada, selline nagu toogleeg, nagu nad ütlevad, mäest alla sellise künka ääre peale, korv on ääre peale, et kui mööda putid, siis rollib kohe emma kumba poolde ja tõenäoliselt toob eesse. Ja see oli par 3, mul oli -6.
ma lõpetasin selle eelviimase raja ära, mul oli 0, ma võtsin sealt 9. ja see oli selline, et siis mängisin viimase korvi ära ja siis ei liikunud tulemused ju kogu aeg laivi. Siis oli nii, et seal olid mingi scoring pointid iga 3 või 6 nagu raja tagant, siis nagu läksid tulemused laivi, läksid netti ja siis inimesed nägid. Ja mäletan viimasel rajal, Ralf oli seal kaasas sellel võistlusel. Ma lõpetasin korvi ära, Ralf jooksis mulle vastu, urraa, super ring, mega ring on ju. Siis ma olin ise nagu ma sain aru, et ega ta ei tea, mis juhtus just, aga see oli kuidagi nagu selline nagu laviin jooksis üle näo selle ühe korviga, et me panime skoorid kirja ja siis selline mängija oli Saksamaal kunagi nagu Ralf Hüpper. Me olime samas puulist, tuli minu juurde, lihtsalt ei olnud midagi, kallistas mind. et kõik said aru, et seal lihtsalt seal läks väga palju asju ebaõnnestus ja kõik nagu halb sattus kokku ühel hetkel ebaõnne ja ka natuke ebaõnnestunud viskeid ja lihtsalt see nagu haistus ühe hetkega. Aga see oligi siis puti ja ralli seal lõpus või? Sisuliselt jah, puttisin, läks OBS, puttisin alarauda, läks uuesti OBS, kogu aeg sai nagu maksimaalselt halva rolli ja ühesõnaga kõik tuli korraga kohale. Et seal oli nagu, sekund varem oli nagu eluring, nagu selline võistlus ka, kus teha eluring tol hetkel, üks suurimaid võimalikke kohti, kus nagu esineda hästi ja see kõik kadus tuhka. Jääb pikaks ajaks meelde. Ja see on tore lugu, sest et ma ei olnud ka nagu pahane, sest et see oli nagu täpselt see, et life happens. Et sa nagu saad aru, et nagu see lihtsalt kahjuks juhtus nüüd, nagu, mis ma teha saan. Aga sinnamaani oli tõesti nagu mäletan, ma lihtsalt nagu, mul oli vist Antero Noor oli tol hetkel koos Alpsiga, kes möllas noorteklassis. Ta oli noorteklassis mängimas seal ja ta kandis mul kotti ka ja no lihtsalt kõik jookseb. Mõnikord vaata on nii, et nagu lased ketta lahti, saad kohe aru. Sees. Sellest ajendatuna on siis hea küsida, et kui keeruline või lihtne on sinul olnud tegeleda sellega, mis siis kahe kõrva vahel on diskis, see, mis sul peas toimub, on ju väga suur osa mängust. Ja väga liiga suur osa isegi. Hea küsimus, kui raske on. Ma olen nagu kuidagi tundnud ausalt öeldes, mulle meeldib mängida mingit sellistes tingimustes, kus on pealtvaatajad millegi pärast. Võib-olla see on kuidagi seotud mingisuguse selle teatri asjaga, ma ei tea, aga mul on tunne, et ma siis kuidagi, kuigi ma tunnen pingi kasvu, aga ma tunnen ka, et mingisugune ekstra commitment on seal sees siiski olemas sellest tulenevalt. Et aga ma ei ole kunagi nagu vist nagu päris kätt nii-öelda värisemast. Okei, esimesel rajal jah, suured võistlused, esimene putt, esimene drive võib-olla on see, kui sa oled nagu, et hinga nüüd rahulikult ja tee lihtsalt ise ära, et hakka minema. Aga mul ei ole pigem sellist nagu erilist probleemi vist olnud. Praegu, kui käid võistlemas, siis oma lõpuks lihtsalt võtame näiteks jõulumäesi mõni aeg tagasi, et ei ole mingit sellist, et lähen top 10-sse viskama. Muidugi ma tahaksin top 10-sse visata, aga eks reaalsus on kohal, et lihtsalt nagu ma ütlesin, et nii palju kui trennid, et nii palju seda vastu on, et mingi aeg saad oma vana rasva peal lasta, aga siis lihtsalt see rasv ka kulub ära. Et praegu ma lähen täiesti nii, et tuleb, mis tuleb, et peamine on see, et oleksid ise rõõmus, et mängid, aga ikkagi ma viimane võistlus, ma mäletan, mis iganes ma mäletan, viskad ära, saad aru, et see vise läheb täiesti vales suunas, et see oli kunagi nii lihtne, ma ei tea, mingi basic ESG Heiser, kuidas sa viskad selle 40 kraadi vasakule, aga see on kahjuks elu. Sina, kes sa oled ikkagi Eesti discgolfi mõttes väga kaua olnud selles maastikus, pole liiga palju neid, kes jube palju kauem oleks mänginud, siis kuhu praegu Eesti discgolfil nagu veel areneda sinu vaatest oleks või mis, ma ei tea, mis nuka taga me kinni oleme järgmisest tulvaveest? Ma ei tea, hea küsimus, ma arvan, et see võib olla kinni mingisuguses üleüldises discgolfi olemuses, et Silver Leetmaga oli sul vist üks vestlemine, seda ma kuulasin ja sealt nagu kantun oma nõustumist tema sellise mõttekäiguga, et see mäng ise, et tal oleks vaja nagu seda spektaaklit rohkem sinna sisse saada, et rahvast tuleks kaasa, et ma arvan, see kasv ongi ju silmapaaride taga kinni on ju ja sellisena nagu ta on, eks ta vaikselt kuskile edasi triivib, aga mingit plahvatust ei tekid ennast, kui tekib mingit fundamentaalsemat muutust on ju. Et eks Silver need üritavadki seda, nagu ma olen aru saanud, suuresti nagu teha ja mõelda ja selles suunas nagu katsetavad. Mis see on? Ma ei kujuta ette, et ma arvan, see on midagi, mida praegu ei ole ja sina oled ju võistlusi päris palju kommenteerinud, et seal on päris keeruline, ka siis, kui me koos sinu kommenteerisime, on keeruline sellist mingit jääoki õhkkonda tekitada. Absoluutselt jah, et kuidas sa hoiad seda üleval, kui poisid kõnnivad lihtsalt on ja vaatavad maha. Ja sina samal ajal vaatad nii, mis siis teiste radadel toimub ja milline rada kõige raskem on, et seda ei tee nagu väga selliseks dramaatiliselt suuriks. Jah, kui eestlased soomlased omavahel mängivad, siis emotsioone ka üleli ei pakuta, et keegi on tore.
just, et see on paras väljakutse, aga ütleme, et sina ju eelmine aasta said lauluväljaku suursündmust kommenteerida. Kas sa võtsid seal ka endale mingisuguseks eesmärgiks, et olla nagu keegi kuskil USAs või et tahaks teha nagu teistmoodi seda kommenteerimise värki? Ma olen alati mõelnud tegelikult seda kommenteerimise värki, et seal võiks olla mingi lisaelement, et ise kui ma rohkem vaatasin, on ju USA võistluses ikka sul tekivad seal mingid lemmikud, kes kuidas kommenteerib, mismoodi. Aga ma olen alati mõelnud, et kuidas huvitav nagu tõsta seda nii-öelda taset natukene, et oleks inimestel ka huvitav, kes tegelikult ei jälgi discgolfi ja et seal oleks sellist mängulisust ja vähem morbiidset lihtsalt, ketas lendab ja nüüd ta feidis vasakule, et seda me näeme kõik tegelikult ekraani pealt, on ju. Mõnikord sa pead seda kommenteerima või nagu kirjeldama, aga üldpildis ma arvan, et see nagu muu asi seal ümber oleks selline huvitavam ja looks mingis heas balansis kogu muu infoga nagu sellist mõnusat sümbioosi. Aga see ei ole nii lihtne muidugi, et mäng ikka rullub su ees lahti, eelmise aasta lõpp oli naistes muidugi ju, kas oli see, kui Kristin ja Silva möllasid, see viimane ring oli selline, et kogu aeg oleks pidanud rääkima sellise tempoga, kui oleks jalka olnud, et metsik küte, lihtsalt seal on see tempo on nii teine, et vise, siis on paus, siis on vise, et see on selline õrn kerimine kogu aeg, kas siis kulmineerub mingisuguse dramaatikana või mitte. Ja keeruline on ju ka olla niimoodi, et räägid ja nüüd järsku läheb hästi põnevaks, siis järsku räägid. Kuigi neid momente tahes-tahmata tuleb sisse ja keegi panebki holari ja siis korraks selline nivoo jälle laes. Just, et on veel arenguruumi ühesõnaga. Kindlasti. Milles sa Eesti discgolfimaastikul puudust tunned on midagi? Rohkem naisi? Ma arvan, et mängima, siis ma mõtlen, ma pean igaks just Just. Alati, mida rohkem mängijad, see toredam. See võib-olla, ma arvan, et meil on tegelikult päris hästi, et me võime ennast discgolfi mõttes lugeda ikkagi nagu õnnelikuks maaks, et meil on siin kõiksugu radu võimalusi, erinevaid võistlusi, suuri väikseid, 100 korviga, 18 korviga, meistrivõistlusi, maailma tasemel kalibri võistlusi, et nagu tegelikult võiks küsida, et mida sa veel tahad. Ma tahaks võib-olla ühte asja, kui ma saaks selle, ma teeks ise, selleks on vaja, ma ei tea, väga palju maad ja palju raha, aga ma tahaks sellist nagu kuidagi maailma kaliibriga rada, mis ei asuks Ida-Virumaal. mis asuks pealinnal lähemal, lühidalt öeldes. Et meil on väga häid radu ja võib-olla ka isegi maailma kaliibriga radu, aga kui mõtlen oma sellist, eile mõtlesin, nagu mis lahedad rajad on, kus ma olen ise käinud võistlemas mängimas, näiteks Järva, Rootsis oli Järva discgolfpark, kus toimus 2016 aastal European Masters, kus ma osalesin. Väga lahe rada, vana golfikas või mingisugune selline, nagu Norras on Krokkhol näiteks. Et need on nagu kuidagi sellised, ma ütleks nagu suure algustähega rajad. Et mitte üldse Eesti kohta halvasti öeldes, aga et selline kõrged, suured, laiad ruumi on, fairway'd on niidetud, sa näed, et see mets seal ümber on kasvanud juba aastakümneid, ta ei ole sinna just istutatud, et nagu kuidagi selline, seal on klassi. Jah, Eestis kindlasti ma kujutan ette, et kohti oleks, kus seda teha, aga kes seda teeb, kus see raha tuleb ja kuidas sa sellele maa omanikul ära põhjendada, et ma siin on põllumaale või metsamaale nüüd tekitan hoopis mingi muu otstarbega koha siis. Ja sellised rajad tahavad ka, mul on tunne nagu aega saada, et sa võid selle ju nagu lokatsiooni saada, aga ta tahab nagu sisse käimist, sisse kõndimist, mängimist, arusaamist, mis seal nagu see kõige mahlasem versioon on. Ja sama on vist ka natukene Maarduga hetkel, et kui ta tuli esimestel aastatel, siis ma mäletan seda natuke nurinat ikka oli, mis on ikka uue rajaga, aga nüüd, kui ma vaatan sellele hooajale vastu minnes, järjest rohkem ma näen positiivsust mingites Facebooki kommuunides, et Tallinna puhul on ju meil eriti suur mure, et meil on väga suur mängijaskond, aga tegelikult vähe radasid, kus mängida. Ja see Maardu rada Tallinna juures on ideaalne nagu lisa, mis siia tekkis, et ega siin linnas sa saadki nii palju nõuda, kui palju sa saad, on ju raske on siia mingit maagilist asja tekitada, et see Maardu on väga mõnus, väga hea lisa, et kui mul on valik, ma ütlen ausalt täna, et kuhu ma Tallinna juures lähen, kaugele ei taha sõita, siis ma läheksin Maardusse. Kas see praegu tänasel hetkel pigem eelistad mängida või kommenteerida? Võib-olla küsida nii, et kui mul oleks võimalus mängida näiteks lauluväljakul suured võistlusel, kas ma siis pigem kommenteeriksin või mängiksin, on ju? Et kui mul on võimalus, kas ma lähen Maardusse mängima sõpradega ühte ringi või tulen kommenteerima mingisugust, siis ma pigem tuleks kommenteerima, seda saab alati vähem teha ja see on nagu tore. Aga et jah, kui ma mängiks, siiamaani palju oleks võimalus minna mängima, siis ma vist ikkagi läheks mängiks.
aga noh, seda ei ole, nii et ma siis kommenteerin väga hea meelega, kui mulle antakse võimalus. Kas sul on midagi discgolfi kui mängu puhul üldse sellist, mis sa tunneksid, et võt ma teeks võib-olla veidi teistmoodi seda reeglit või olekut? On küll. Ma isegi ei tea, et mul imestan, et see mul meelde oli, aga üks reegel on minu arust täiesti ajuvaba reegel, mis on siin viimase aastatel muudetud ja see on see Mando reegel, et kui sa oled Mandost mööda läinud ja tuleb tagasi sisse, no näidake mulle palun seda meest, kes selle tegi, ma tahaks temaga rääkida, tõsiselt rääkida, et see nagu, kus see õigustab ennast ja miks? Ma ei tea küll, kui mitmel rajal, aga Jõulumägi on kultuslik, kus see tuleb kindlasti kasutusse ja võib nii mõnelgi päeva natukene kehvemaks teha, kui selline olukord tekib. Kas praegu discgolfi kontekstis viskad endiselt ainult Prodigit või? Mul on ka paar innovat kotti ära eksinud, sest et olusunnil ma ei ole lihtsalt käinud platsil ja aru saanud, mis kettas mul kaugele lendaks, vaid mul on sellised, mis lendavad liialt vasakule või liialt paremale. Et siis kuskil keegi on andnud proovida midagi, siis ma olen öelnud, okei, see vist lendab, olen hiljem aru saanud, et vist ikka ei lenda ka. Et sisuliselt mul on Prodigy ja kodus ongi ainult Prodigit veel kappide peal, aga ega mul tegelikult lõpuks vahet ei ole, mida ma viskan, et mis iganes ma leiaksin kätte, et tundub mugav, siis jumala eest andkem tuld. Teeme need kultuslikud küsimused ka ära, et praegu lemmikedas? PA3. Kui sa peaksid 3 kettega rajale minema, siis need on? PA3, F2 ja mingisugune D1 sisse mängitud. Ja Eestis lemmikrada? Kõige toredam rada, ma arvan, kui mul oleks praegu maailma aega, siis ma sõidaks vist sellisel rajal nagu Järvakandi. Huvitav valik. Ja. See on küll siuke nagu Jokeri variant veidikene, seda ma oleks ette näinud. Me oleme oma vestlusega seal maal, et me saame minna fänni küsimuste juurde. Ja neid fänni küsimusi, no ma arvan, et need kõik nimed on sulle tuttavad, kes neid fänni küsimusi on küsinud, aga ma teen asja põnevalt nii, et ma ei ütle, kes need küsinud on. Need on, ütleme, selline nii EDGL-i kui Eesti discgolfi selline võib-olla kuldne seltskond võib-olla, kes on sinu käest tahtnud kõike ajalugu ja praegust teada. Aga alustame sellest, millest me ka natukene oleme rääkinud. Kõige meelde jäävam hetk EM-i või EDGF 24 kommenteerimisest? Ma arvan, et eelmisest aastast ikkagi see, kui Riki mängis, ma mäletan, mitmenda ringi -16. Et mul oli see tunne, et kas see on võimalik, et mina saan ise näha kommenteerida sellist ringi, mis sisuliselt võib olla üks läbi aegade kõige parem ring üldse. Ma ütlesin seda selle ringi jooksul, ma arvan, nii palju, et ma ei jõudnud seda rohkem isegi öelda ja ma siiamaani nagu see ring läks ja see mõnikord vaatad ringi ja sa loodad, et see õnnestuks nagu lõpuni, et see tundub nagu, et see ei saa nii hästi minna, et midagi läheb valesti. Ja sisuliselt seal ei läinud midagi praegu valesti. Viimasel korral viskas vastu korvi ka, see nagu lihtsalt nagu okei, pange kaamera minu peale, ma olen siin suu lahti lihtsalt nagu, et õhk saab otsa. Üks härra, kes ka sageli mikrofoni taha ära eksib Eesti discgolfi maastikul, küsib su käest, et lemmiksöök. Kartuli puder hakne ja kastmega, aitäh. No, väga palju sa kõrval ei kaldu siis Eesti keskmisest statistikast. Siis, kas Eesti meistrikatel Annika Orostet kaasa seasta? Ma pean sinna kuidagi peale saama, aga noored poisid on nii nobedad, et ega ma ei tea, ma nagu organiseeritult selle nimel ei ole vaeva näinud, et vaadata, et kust ma sinna saan ja kust ma selle pääse saaksin. Kui ma saan, siis ma arvan, et ma kindlasti tulen mängima. Kui ei saa, siis kuivõrd ma üldse trenni pole ka teinud, siis ju ma ei pea hetkel saama. Siis eelküsimus, enne kui ma küsin selle fänni küsimuse, kui palju sa praegu jalgat vaatad? Jälgid? Jalgat vaatan, ma kusjuures ei jälgi üldse jalgat, ma jälgin jalgat vist ainult siis, kui on mingid, mingid sellised nagu suured mängud. Umbes nagu mina siis, aga ajalooliselt oled olnud, sa oled jalgat mänginud, aga oled olnud suur jalgafänn või? Ma ei ole kunagi kusjuures sporte vaadanud, et enne diski ringe vaatamise YouTube'is ma ei vaadanud üldse, ma tegin kõike sporte, aga millegi pärast, ma ei tea, mul kodus jälgitud neid ja ma ise ka ei osanud jälgida vist. Selle järgmisele küsimusele mulle tundub, et sina pead tausta andma natukene. Nimeta oma FC Flora lemmiktreener. EFC Floras sai mängitud tõesti mõningad aastad ja minu üks lemmikuid treenereid seal ei saanud olla keegi muu kui Ralf Roogov, kes mind seal treenis, ma ei mäleta ju kaua see oli, aga Ralf ei saanud siis väga vana olla, sest hiljem selgus, et ta ei ole minust küllaltki palju vanem. Et mõnikord on elu nii kentsakas, mõtled, keegi on, ta peab olema vanem, sest ta andis mulle kunagi trenni, aga siis selgub, et ma ei tea, Ralf on vist 80
ma ei kujuta, et 5 või midagi sellist vist sündinud, ma olen 91, on ju 6 aastat vahet, et noh, mingi hetk tundub, et issand, see oli mingi suur mees, aga praegu vaat ei olegi nii hull. Peaaegu sama vanad on ju. Yeah. Nojah, siis kui üks on 10 ja teine on 17 ja 16, siis tundub, et metsik vahe, aga siis kui juba 30-ndatesse jõuad, siis sa oled kõik samas augus enam. Ja kui ma olen nii mõelnud, siis mul on võib-olla teinekord olnud isegi sama efekt sinuga. Ja siis kui ma vaatan sünnidaatumid, siis ma mõtlen, et no tegelikult ei olegi midagi, 4 aastat. Yeah. Aga siis küsitakse luik või mõõk, kumb on südame lähedasem? Luik ikkagi, luigega ma puttisin ikkagi hästi. Mis plastikust Swaniga? BT Soft oli selline asi kunagi. See oli selline, et suvel 2015 aasta meistrikatel, mis on kusjuures videos üleval Spin TV's, kunagi oli selline meedia, kes tegi neid suuremaid võistlusi Euroopas filmis. Sellega ma puttisin seal, see oli nii kuum suvepäev ja estikad, et see lihtsalt nagu sulas mu näppude vahel nii pehmeks, et vahepeal ei tunne, et huvitav, et kes selle kõike putti saab tegelikult. Ja selle luigega mul ka see tundub nagu nii random ketas olevat, väga ei näe seda kuskil, aga millegipärast, kui mina esimest korda ketast kätte võtsin, oli samamoodi millegipärast Swan see, ja see oli ka esimene, mis mul ära kadus kuskile, ma isegi mäleta enam, mis rajal mingi suvaline rada kuskil Kesk-Eestis. Ma arvan, et ma ei ole seda luike visanud, mul ei ole ühtegi enam mingisugune 10 aastat võib-olla, nii et oleks huvitav katsetada, et kuidas see, ma ei tea, kas seda visata üldse nagu saab, ma arvan, puttida saab on ju, aga jah, et jah. Ja mis seisus on Mindseti discgolfi firma? Siin peab ka tausta andma võib-olla natukene poistele või kuulajatele, tähendab, et Mindseti... Ma eeldan, et sa saad aru, kes seda küsib. Ikka. See ei saa olla keegi muu kui Krista Neiland ja tõesti kunagi meil oli Krista Neilandiga selline plaan, et tema on ka selline Mindseti mees on terve elu, et tundus, et oleks vaja mingeid lahedaid riideid ja merch'i tootma hakata discgolfi jaoks ja me visandasime erinevaid logosid ja asju ja meil oli isegi mingisugune brandbook või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, loodud, mingisugune disainer tegi meile, kus oli täitsa isegi lahe, kui ma mõtlen mingisugune logo ja värk, aga õnneks või kahjuks jäi kuidagi seisma, igal ühel tulid oma asjad peale, nii et see on hetkel veel ootab oma õitsema hakkamist. Üks järgmiseid projekte lisaks kõigele muule, mis tulevikus võib-olla tulemas on. Hea küll, me oleme oma podcasti lõpule jõudmas. Ma natukene nüüd modifitseerisin seda viimast küsimust, mida ma tavaliselt eelnevates kogemustes tegemistes olen külaliste käest küsinud. Nii et saad esimene, kelle käest ma hakkan küsima siis uut küsimust igas saates. Vaatame, kui hästi see välja kukub. Võib-olla on täiesti mõtete küsimus. Millise spordiala liiduga võiks discgolfi liit teha spordipäeva ja kuidas see välja näeks? Ehk siis millised 2 spordiala me kokku paneme, discgolf ja? Huvitav. Ühtepidi võiks mõelda, et võiks olla mingi võimalikult laiale massile. Teistpidi mu esimene mõte, mis tekkis, oli millegi pärast golf. No justkui väga otse... No ja mingi seose, kunagi me tegime ka, ma ei mäleta aastal 2014 midagi, Tomi Markus kuidagi kutsus kokku Eesti parimad discgolfarid ja siis mõningad tolle ja kivedamad käed golfarid ja discgolfarid said kokku ja läksid siis golfväljakule mõõtu võtma, et kes saab, golfis on see, et sa jõuad sinna augu lähedale kiiremini, aga sissaamine on keerukam, meil on vastupidi, et korvi juurde jõudmine võtab aega, aga sissaamine on lihtsam, et võib-olla seal on mingisugune tore kooslus, kuigi mõlemad on sellised parajad nišikad, aga... Tiialalt lähed, teed golfi drive'i ja siis sealt edasi, no see peab olema siis suur rada muidugi või avatud rada, aga ja siis järgmise pead tegema nagu paaris mäng, aga mängid üksi, aga paaris selles mõttes, et sul on ketas ja kepp ja pall, et kõigepealt palliga siis sellega. Väga hea, mind huvitab, mida tulevased külalised näevad, kes tahab võib-olla ristuimlemist ja kes tahab võib-olla hoopis mingit 3. spordiala liita discgolfiga, et teha elu natukene põnevamaks. Absoluutselt. Kuule, Markus, aitäh sulle tulemast. On olnud põnev sinuga vestelda ja oht on, et me mingite laudade taga kohtume veel tulevikus. Absoluutselt ja aitäh kutsumast. Ja teile, kallid podcasti Tarukallale kuulajad, suur tänu ka teile kuulamast ja kui te veel ei ole seda teinud, siis jälgige ikka ka Eesti Discgolfi liitu nii Facebookis kui Instagramis, siis saate teada, mis parasjagu diskis toimumas on. Järgmise korrani näeme rajal.